Aitäh, tere kõigile ja tere tulemast saatesse Juudi maailma nädal kanalil I24 News. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, teemadele ja isikutele, mis pakuvad huvi juudi kogukonnale siin Iisraelis ja kogu diasporas, ülemaailmsele juudi kogukonnale. Ja alustame selle nädala olulisemate uudistega juudi maailmast. Heitke pilk peale. Antisemiitlik vägivald diasporas jõudis 2025. aastal 30 aasta kõrgeimale tasemele, kui 4 riigis tapeti üle 20 juudi. 7 suuremas juudi diaspora kogukonnas Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja USAs registreeriti üle 23 000 juhtumi. See on 136% rohkem kui 2022 aastal. Vägivaldsete juhtumite arv kasvas 97%. Saksamaal registreeriti elaniku kohta kõige rohkem juhtumeid, samas kui peaaegu pooled Ühendkuningriigi ja USA juhtumitest olid ajendatud antisionismist. Iirimaa teatas samal ajal vaid 6 kuu jooksul 143 juhtumist ilma riikliku antisemitismi vastase strateegiata. Londoni Hackney linnaosa hääletas oma 58 aastat kestnud sõpruslepingu lõpetamise poolt Haifaga, tuues põhjuseks tsitaadi järgi väärtused ja rahvusvahelise õiguse kaasasõja kontekstis. Juudi kogukonna juhid mõistsid selle otsuse hukka kui teadmatut ja kitsarinnalist, märkides Haifa mitmekesist ja progressiivset juhtkonda, juutide ja araablaste kooselu ning ainulaadseid haiglasidemeid Hackneyga. Haifale anti algselt aega vastamiseks kuni 7. oktoobrini 2026, enne kui Hackney volikogu otsustas pärast tundetuse üle puhkenud pahameelt kuupäeva muuta. Ja lõpuks on kunstnik Michael Zavros võitnud maineka Austraalia Archibaldi auhinna rahva lemmiku kategoorias oma portreega Austraalia juudi juhist Alex Rifchinist, maalitud pärast Bondi ranna terrorirünnakut, pealkirjaga Aleksei oma tefilliniga meres. See kujutab Rifchinit vees kõndimas, tema tefillin on nähtav, see on usu ja vastupidavuse sümbol. Zavros, kes avastas oma Ashkenazi juudi päritolu, ütles, et teda inspireeris Rifchini juhtimine ja nende hämmastav sarnasus. Avalikult Iisraeli vastane äärmusvasakpoolne New Yorgi linnapea Zohran Mamdani jätkab juudi kogukondade ärritamist New Yorgi piirkonnas. Oma kampaania ajal ta pöördus valijate poole, ähvardades valistada peaminister Benjamin Netanyahu, kui ta peaks New Yorki tulema. Eelmisel nädalal nimetas ta peaministrit kaamerate ees sõjakurjategijaks, kuid tunnistas, et linnapeana ei ole tal õigust Iisraeli juhti vahistada. Siiski näitab hiljutine küsitlus, et 44% New Yorgi juutidest suhtuvad Mamdanisse positiivselt. Tegelikult suhtuvad nad temasse soodsamalt kui peaminister Benjamin Netanyahusse. Ja nende hulgas on ka meie järgmine külaline, kes liitub meiega New Yorgist. Autor ja haridustegelane Rabbi Ebi Stein. Tere, tore sind jälle näha. On tore sind teha ja sellest on juba mõnda aega möödas. Ma arvan, et viimati nägin sind siis. Jah, me olime stuudios Jaffas. Ja. Ma tean, see oli väga ammu. Pärast seda on palju juhtunud. Aga kõigepealt tahan öelda, et olenemata sellest, millisel poliitilisel poolel sa seisad, juudina New Yorgis, kas sa tunned neid vibratsioone või püüad lihtsalt märkamatuks jääda? Või paisutatakse seda palju suuremaks kui see, mis tegelikult igapäevaselt toimub? See sõltub sellest, mida sa selle õhkkonna all mõtled. Ma ütleksin, et New Yorgi õhkkond on suurepärane. Ja ma räägin nii juudi kogukonnast kui ka kogu New Yorgi linnast. Ma ei valetaks, ma ei ütle, et ma kuidagi või mingil moel radarist eemal olen. Igaüks võib kasutada Google'it ja näha minu suhet linnapeaga. Isiklikul tasandil võin öelda, et olen linnapead aastaid tundnud. Ma olin Rabbi sünagoogis, kus meie olime esimesed, kes kutsusid linnapea eelmise aasta veebruaris külla. Ta tuli šabati teenistusele. See oli väga ilus. Ja samuti olin ma läbipaistvuse huvides ka linnapea ülemineku meeskonnas. Peamiselt tegelesin sooidentiteeti kinnitava raviga. Ja minu arvates on see hea näide sellest, millele ma mõtlen, kui ma mõtlen linnale. Juudi kogukond on minu esimene kodu, teine kodu, võib-olla isegi 3. kodu. See on suur osa sellest, mida ma linnas iga päev teen. Ma käin sünagoogis igal šabatil 1 või 2 korda ja ma olen osa juudi kogukondadest üle kogu linna. Ja samal ajal on juudi kogukond oluline osa sellest, mis moodustab linna.
ja probleemid, millega me juutidena silmitsi seisame, ulatuvad palju kaugemale sellest, mida inimesed arvavad, et mõjutab juudi kogukonda. Ja ma arvan, et see, mida ma ülemineku ajal tegin, on sellest hea näide. Näiteks keskendusin ma peamiselt soolist identiteeti kinnitavale ravile, millega meil oli palju edu. Me saime just $18 miljonit soolist identiteeti kinnitava ravi jaoks, mida föderaalvalitsus sihib, millega ma ülemineku ajal tegelesin. Minu jaoks on see sama oluline. Ja ma ütlen, et olen osa juudi kogukonnast ja queer kogukonnast ning nii edasi. Nii et oluline on lihtsalt öelda seda, juudi kogukonna jaoks, nagu iga teisegi New Yorgi elaniku jaoks, ei taandu kõik sellele. Unustage Bibi. See ei taandu isegi mitte ainult Iisraelile, kuigi see on midagi, mis paljudele meist korda läheb ja on väga suur osa. On ka teisi aspekte igapäevaelus New Yorgis, mis mõjutavad meid kõiki. Õige. Sellega seoses ma mõtlen... Ja ma tean, majandus räägib selgelt. Ma kujutan ette, et paljud hääled tulid selle tõttu, tead erinevad tasuta bussid, kõik need asjad. Aga kuidas sina juudina ja kogukonna esindajana jagad seda? Miks see on talle ja tema kampaaniale nii oluline, kui tal on linna juhtimisel palju suuremad probleemid lahendada? Siin on midagi huvitavat. See on midagi, mida ma tahan öelda, isegi valimiste ajan. Ja sama asi toimub praegu ning inimesed võivad seda ise uurida ja vaadata üle kõik avaldused, mida ta on teinud. See on peaaegu alati olnud vastus inimestele, kes temalt küsimusi küsivad. Ma tõesti arvan, ja see on väga mõjuv, et linnapea kasvas üles Palestiina-meelses liikumises. Ma arvan, et mitte ainult paljudele New Yorgi elanikele, vaid ka paljudele juudi päritolu New Yorklastele. Võtame näiteks kellegi nagu Brad Lander, kes on nii minu sõber, ise selle sünagoogi liige, kus ma töötasin ja nii edasi. Kus suur osa tema toetusest linnapeale tulenes otseselt sellest usust, et kõigil inimestel on ühine inimlikkus ja nii edasi. Nii et on olemas see osa, kus ei ole tingimata, seal on vastuolu, vaid pigem on see põhjus, miks nii paljudele inimestele tema poliitika algusest peale meeldib. Aga tegelikult ta ei teinud seda. Ja ta on olnud nii tugevalt keskendunud kohalikele probleemidele ja ma saan aru, et inimeste jaoks Iisraelis ja mina olen patsient. Kas see on üldse asjakohane? Tõesti, ma mõtlen, et on ju politsei ja kõik need asjad, mis eriti nüüd, kui läheneb taas 11. septembri aastapäev. Ma mõtlen, meil on tõesti suured, kogu linna hõlmavad asjad. Ma tean seda inimesena, kes elas New Yorgis 15 aastat. Ja see ongi peamiselt see, millele ta on keskendunud. Jällegi, sama asi nagu Netanyahu vahistamisega, sama asi valimiste ajal. Ja ma kutsun inimesi üles ka seda uurima, sest peaaegu iga väide, mida ta on esitanud peale üldiste. Ja jah, ma tõesti arvan, et New York City on globaalne linn. New Yorgis elab suurim juudi kogukond, aga ka üks suurimaid Palestiina ja Araabia kogukondi riigis. Need asjad on New Yorgi elanike jaoks olulised. Aga peaaegu iga väide, mis Iisraeli kohta on tehtud, tuli vastusena küsimusele. Ja see ongi nii oluline, sest kui vaadata tegelikku platvormi, mille linnapea avaldas eelvalimistel ja üldvalimistel ning tegelikke samme, mida ta on astunud, siis kõik keskenduvad sellele. See video, mille ta avaldas, see tuli taas vastusena korduvatele küsimustele. Kas sa ikka plaanid selle arreteerida? Viimane küsimus enne, sest meil hakkab aeg otsa saama, aga sellega seoses, kas ta teeb midagi, et vähemalt kaasata ja pöörduda inimeste poole. Ma mõtlen, sa juba valisid 18-liikmelise kohtukomitee. Ühtegi juudi kohtunikku pole. Me teame, et neid on palju. Ja kui sa tahad kogukonda õigesti esindada, siis iga 10. New Yorgi elanik on juut. Nii et 18-liikmelises nõukogus. Miks mitte? No miks mitte? Miks see välja jätta? Seda tahaksingi küsida. Ma arvan, et üks suurimaid asju, mida ta tegi näiteks, oli plaan, mille tegelikult töötasid välja juudi organisatsioonid, eriti sellised rühmad nagu Jews for Racial and Economic Justice. Sellised rühmad nagu Bend the Arc, need kõik on juudi mittetulundusühingud. Ta on investeerinud vihakuritegude ennetamisse. Näiteks me esitasime plaani, milles palusime linnal suurendada selleks tehtavaid investeeringuid 800% võrra. See tuli otse juudi rühmadelt koos teiste linnarühmadega, kuid inimestelt, kes usuvad, et vihakuritegude ennetamiseks on vaja enamat kui ainult politseitööd. Me saime selle eelarve just kinnitati ja me saime 800% suuruse tõusu investeeringutesse vihakuritegude ennetamiseks ja sama paljude teiste asjadega. Ma tunnen administratsiooni väga hästi, seal on palju juute. Seal on minu kallis sõber Rabi Miriam Grossman, kes liitus administratsiooniga juudi kogukonna kontaktisikuna. Me oleme laiendanud kontorit, mis tegeleb antisemitismi vastase võitlusega. Praegu on seal 2 töötajat. Nad palkavad nüüd 3. teadlase, kes on spetsiaalselt pühendatud antisemitismi uurimisele linnas. See ei ole ainult reageerimine probleemidele, vaid ka ennetav suhtlus, et kuulata kogukonda.
linnapeal on olnud poliitika kohtuda iga juudi juhiga, kes oli valmis temaga kohtuma. Kahjuks liiga paljud ei taha isegi seda teha. Aga ma tean isiklikult, osa sellest oli avalik, osa mitte avalik, aga ta on kohtunud nii paljude juudi juhtidega. Ja ma tean kindlalt, olen näinud tema reaktsioone nii televisioonis kui ka silmast silma. Olen näinud ka tema reaktsiooni, kui me istume privaatses ruumis ja joome kohvi, kui ta ütleb, et iga antisemiitlik rünnak häirib teda sügavalt, siis see ei ole mäng. See on talle füüsiliselt raske, ma jätan teiste otsustada, miks see nii on, aga mina näen ja inimesed näevad ka televisioonis, et see häirib teda füüsiliselt. Üks väheseid kordi, kui ma olen, et inimesed on teda näinud avalikult televisioonis nutmas, oli kas eelvalimiste ajal või üldvalimistel, ma ei mäleta täpselt millal see oli, kui teda avalikult antisemitismis süüdistati. See oli üks väheseid kordi, kui ta on avalikult nutnud. See on midagi, mis talle tõesti korda läheb. See on midagi, mis minu arvates läheb paljudele meist korda. Ja ärgem unustagem, et see video, mille ta tegi, ei kõlanud eriti erinevalt mõnest Iisraeli juhist, nagu Ehud Barak ja Moshe Yaalon, kes on samuti süüdistanud Biibit selles, et ta on sõjakurjategija. See ei ole ju mingi šokeeriv asi. Oh jumal, keegi süüdistas Biibi selles, et ta on sõjakurjategija. Aga nii paljud juudi kogukonnas usuvad seda. Väga paljud Iisraeli juudi kogukonnas usuvad seda. Nii et see ei ole juudi kogukonna vastu, kui nii paljud meist arvavad sama asja. Õige. Aitäh sulle läbi ja järgmisel aastal Iisraelis. Nagu öeldakse, aga padam-pam. Ma teeksin seda hea meelega, mulle meeldib alati külas käia. Olgu järgmine kord, kui tuled, anna meile teada, kutsume su stuudiosse. Ma teen seda. Hoia end. Ilusat päeva. Vahetame teemat, aga jääme siiski USA juurde. Võitlus Michigani vaba USA senati koha pärast muutub üha pingelisemaks, kui läheneme selle nädala eelvalimistele. Demokraatlikud kandidaadid, esindaja Hailey Stevens ja tema vastane Abdul El-Sayed vaidlevad paljudel Michigani teemadel. Kuid kui jutt läheb juutidele ja Iisraelile, on nende vahel suur lõhe. Stevens toetab uhkusega, rõhutades, et ta esindab peamiselt juudi kogukonnaga Detroiti eeslinna. El-Sayed nimetab Iisraeli avalikult paariariigiks ja on vastu USA sõjalisele abile Iisraelile. Nende viimase debati keskmesse tõusis AIPAC-i teema, kus El-Sayed kritiseeris teateid, et nad rahaliselt toetavad Stevensi kampaaniat. Meiega liitub nüüd, et sellest rohkem rääkida, E24 Newsi vanem korrespondent Owen Alterman, kes ise on pärit Detroitist. Nii et see konkreetne äärelinnad ja kogu Michigani osariik loomulikult. Kas sa oled pärit sellest piirkonnast, mida esindab Stevens? Ta on minu esindaja kongressis, absoluutselt. Wow. Kas ta on siis populaarne ja armastatud ning teda on julgustatud kandideerima senatisse? Ja muidugi. Ta on populaarne, teda on julgustatud. Aga vaata, suure osa oma karjäärist on ta kokku puutunud ühe probleemiga. Emiili jaoks oli juudi kogukonna tugev toetus ja Iisraeli toetamine väga tema huvides, eks. Ta esindas ringkonda, eriti arvestades, kuidas ringkonna piirid 2020-ndatel tõmmati. Üks ringkond, mis hõlmab tõesti kõiki Detroiti juudi kogukonna elanikkonna keskusi, nii et tema ringkond on tugevalt juudi taustaga, eriti demokraatliku partei eelvalimistel ja juudid Michiganis ülejäänud Ameerika Ühendriikides on traditsiooniliselt demokraatliku partei toetajad. See on tema jaoks oluline valijagrupp. Kui uued ringkonna piirid toimus huvitav eelvalimisvõitlus tema ja teise ametis oleva kongressmeni vahel, sest Michigan kaotas elanikkonda. Ringkondi oli vähem, nii et nad kandideerisid teineteise vastu. Andy Levin, kes ei olnud Iisraeli vastane, kuid keda toetas Chase Street, samastab end Iisraeli vasakpoolsetega ja Hailey Stevens, kes siis võttis raha AIPAC-ilt. Levin kuulus pikaajalisse juudi poliitilisse dünastiasse Michiganis ja Hailey oli kogukonnast väljastpoolt, kuid sai lõpuks kogukonna seest rohkem toetust. Ütle tüdrukule, et finišijoon on käes. Aitäh, aga see on tagaplaanil olev mõju. On selge, et neil oleks mõistlik sellesse kampaaniasse raha panna, aga olla debati keskmes ja esiplaanil, kuidas sa seda seletad? Õige. Liigume kiiresti edasi selle juurde, mis siin toimub. Vaata, see on ilmselgelt väga erinev, kui Hailey Stevens kandideerib kogu osariigis võrreldes sellega, kui ta kandideerib oma kongressi piirkonnas. Demograafiliselt on see erinev. Ja kas see on nii? Sest see pole mitte ainult tema jaoks hallim stsenaarium, vaid ta seisab silmitsi vastutuulega nii Iisraeli küsimuses üldiselt kui ka eriti sellise kandidaadiga nagu Abdul El-Sayed, kes on ise Egiptuse immigrantide poeg, hoolib väga sügavalt Iisraeli küsimusest ja tal on kandidaadina palju tugevaid oskusi ja ta on otsustanud omadel ja poliitilistel põhjustel teha Iisraeli ja AIPAC-i küsimusest selle kampaania keskse teema. Ja ma ei pea Ameerika turismile midagi ütlema, see on lihtsalt, ma ei tea. Inimestelt, kes vihkavad Iisraeli. Mamdanil mitte ainult tema. Oleme näinud, kuidas vasakäärmuslikud kandidaadid demokraatliku partei eelvalimistel keskenduvad sellele teemale, nähes sellest poliitilist kasu. Ta võtab selle otse sellest käsiraamatust ja tegutseb Michigani osariigis. Demograafiliselt on Michiganis palju rohkem araablasi ja moslemeid kui juute.
Dearborni kogukond on hästi tuntud pärast tugevat rolli, mida see mängis poliitilises ärkamises 2024 aasta valimistel. Nii et Abdul El Sayedil on see toetus olemas. Aga ma pean rõhutama kogukonna pojana, kui aktiivne ja jõuline on juudi kogukond Detroitis ja kogu osariigis, mobiliseerudes Hailey Stevensi toetuseks. On olnud teateid selle kohta, kuidas Detroiti piirkonnas sünagoogide rabid ei ole ületanud piiri, et teda ametlikult toetada, sest tõenäoliselt seadus ei luba neil seda teha, Emily. Ja isegi kui nad tohiksid, oleks nii kaugele minna kohatu. Aga tegelikult julgustatakse inimesi hääletama, andes tugevaid vihjeid, kelle poolt nad peaksid hääletama ja neid vihjeid polegi tegelikult vaja, sest ma arvan, et juudid kogu poliitilises spektris kogukonnast tulevad välja ja toetavad teda, nähes teda pikaajalise liitlasena kogukonnale, mitte ainult Iisraelile kui sellisele. Ja Abdul El Sayed tuleb teisest küljest tugeval peale Mamdani-laadses stiilis. See võistlus pole võib-olla veel välismaal, isegi Iisraelis palju tähelepanu saanud, aga kindlasti on see Ameerika Ühendriikides palju tähelepanu saanud. Ma ei pea seda Ameerika vaatajatele ütlema ja mis puudutab israellasi, siis kui inimesed mõtlevad, kuidas israellased seda võistlust näinud on, enamik israellasi pole seda näinud. Kuid Iisraeli meedias on kalduvus ja ma võin seda öelda oma kogemuse põhjal meie sõsar Hebrea kanalil töötades, et toimetajad ärkavad üles, kui ta peaks võitma. Ja kui me ärkame Iisraelis kolmapäeva hommikul ning demokraatide senadi kandidaadiks on saanud Abdul El Sayed, siis saab see siin kindlasti palju tähelepanu ning kogu üldvalimiste jooksul, kus tuleb pidada rasket võitlust vabariiklase Mac Rogersi vastu Nevadas. Nii et tundub, et täpselt nii ongi. Suur aitäh sulle! No vot, selle puhul, kui kõik need kuulsused kritiseerivad Iisraeli, siis üks esineja keeldub kameelioniks olemast ja usub karmasse. Täpselt nii, me räägime Boy George'ist, kes on Iisraelis mitu korda esinenud sealhulgas 2017 aastal. Ja nüüd on ta välja andnud uue laulu nimega We Will Dance Again. Aga nagu meie Joe Brown küsib, kas see laul võib teha rohkem kahju kui kasu? Boy George on välja andnud Iisraeli toetava tehisintellekti Reke laulu nimega We Will Dance Again. See on saanud palju toetust juutidelt ja Iisraeli toetavatelt inimestelt internetis. Ja on lihtne mõista, miks viimastel aastatel pole olnud palju kuulsusi, kes oleksid olnud valmis avalikult toetama Iisraeli või judaismi. Ja see on midagi, millega Boy George'il on tegelikult kogemusi. Ta käis Iiri televisioonis ja tema kommentaarid juudi kogukonna toetuseks läksid viiruslikuks. Ja ta tegi seda uuesti ka sel aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel, kus ta oli arusaamatul põhjusel San Marino esindaja. Asi on selles, juudid ja Iisraeli toetavad inimesed on nii näljas tuntud inimeste ja avaliku elu tegelaste toetuse järele, et see muudab nad sageli tõe suhtes pimedaks. Nii et siin on tõde kohe alguses. See ei ole hea PR. Kõigepealt räägime Boy George'ist. Tal on olnud üsna vastuoluline minevik. Kõige tuntumalt mõisteti ta süüdi Norra meeseskordi radiaatori külg aheldamises ja tema peksmises. Aga lisaks sellele on see laul kirjutatud ka tehisintellekti abil. See tähendab, et pole selge, kui palju Boy George ise muusika ja sõnade loomisesse panustas. Või kas see oli lihtsalt midagi, mida ta ise suunas ja kasutas oma hääle ning varasemate regelugude jäljendamiseks. Tänapäeva noorte seas on tekkinud vastureaktsioon tehisintellekti abil loodud muusika ja kunsti suhtes, sest seda peetakse ebaautentseks, laisaks ning teiste inimeste raske töö jäljendamiseks. Ja see on kõige olulisem osa. Ma tahan, et kõik, kes kirjutasid internetis kommentaari, kui hea see oli ja kui väga nad ootavad selle lisamist oma Spotify esitusloendisse, vaataksid mulle otse silma ja ütleksid, et see on hea muusika. Ma tean, et kunst on subjektiivne, aga objektiivselt on see lihtsalt halb. See on lääge kulunud sõnadega, eriti need read Iisraeli naiste vägistamistest 7. oktoobril, mis on pandud selle katkendliku kõlaga rege loo peale. See on lihtsalt solvav. Ja sa pead endalt küsima, kes oli selle sihtrühm, sest jah, kuigi Iisraeli pooldajad on seda toetanud, kui on keegi, keda see konflikt ei huvita ja kes tahab lihtsalt head laulu kuulata, siis võib-olla ta kuulab seda. Ja nad võivad valida täpselt vastupidise sellele, mille eest see seisab.
Olgu jäädes tehisintellekti teema juurde, mis on saanud miljonite jaoks üle maailma uueks kullastandardiks, mitte ainult muusikas. Nüüd viib see judaismi täiesti uuele tasemele, alates plakatitest, reklaamid juudiüritustele kuni Iisraeli valimisteni ja isegi vestlusrobotid, mis jäljendavad maailmakuulsaid isikuid. Aga mida ütlevad traditsioonilised juudiõpetused tehisintellekti kasutamise kohta? Meiega liitub nüüd Zoomi vahendusel rabi Yuval Zurlo, Ami Yeshiva juht. Aitäh, et meiega liitusite. Suur tänu. Nii, et me kuulsime palju tehisintellektist. Kuidas teie näete praegu tehisintellekti rolli, ma arvan, et heas mõttes, kuidas see võiks mõjutada juudi elu ja aidata jõuda rohkemate inimesteni? Tegelikult on meil 2 suunda. Esimene neist on tehisintellekti mõju judaismile. Sest asjad muutuvad targemaks, aga ka lihtsamaks. Sa saad õppida kiiremini, saad kõik allikad kätte, sul võib olla tšabura, nagu me ütleme, sõber, kellega koos õppida. Sa pead rõhutama ja olema väga teadlik, et see ei ole autoriteet, vaid hea partner toora õppimiseks. Teisest küljest küsime endalt, milline peaks olema judaismi mõju tehisintellektile. Ma mõtlen eetilistele küsimustele nagu pettus, valeuudised või mis iganes kõik need teemad. Kuidas saad olla eetilisem, kui kasutad tehisintellekti? Nii et mõlemad suunad inspireerivad meid praegu väga. Õige. Lähme siis tagasi kaugesse minevikku. Ma mõtlen, me teame muistseid aegu ja tol ajal oli palju tehnoloogiat. On Zohar ja Kabala. See oli tuhandete aastate tagune tehnoloogia. Proovi siis selgitada seost, kuidas tehisintellekt võib-olla jõuab järele sellele, mida kõik need inimesed, meie esivanemad tuleviku kohta rääkisid. Esiteks keegi ei tea, sest tehisintellekt on tõesti midagi uut. See on täiesti uus, sest asi pole selles, et meie intelligentsus loob mingi instrumendi või süsteemi. Süsteem ise loob intelligentsust ja see on täiesti erinev. Aga meil on olnud igasuguseid selliseid revolutsioone. Umbes 500 aastat tagasi leiutati trükimasin ja siis nägime suurt muutust ja suurt mõju judaismile. Sest teadmised polnud enam ainult väga haritud inimeste ja õpetlaste jaoks. See jagati laiali, igaüks sai seda lugeda, kopeerida ja mida iganes. Nii et see me nägime minevikus, et trükimasinate tõttu toimus palju muutusi. Hiljem, isegi 40 aastat tagasi, muutis internet asju. Inimesed arvasid, et rabide roll on läbi, sest igaüks saab küsida rabi Google'ilt, aga tegelikult rabide roll lihtsalt muutus. Kui on vaja infot, siis tõesti võib kasutada Google'it, aga kui on vaja mõistmist ja elada Google selles ei hakka kemalasse süvenema ega suuda seda teha, aga see on mõeldud teistele inimestele, kes ei kasva üles, kes pole Yeshivas üles kasvanud. See võiks tegelikult saada vastuseid näiteks, mida ütleb Talmud A, B, C, D, E, F, G kohta. Nii et ma eeldan, et sama juhtub ka tehisintellektiga, aga ma olen väga ettevaatlik, sest nagu ma enne ütlesin, on tehisintellekt midagi täiesti teistsugust. Sest see loob tegelikult uue intelligentsi ja me peame õppima, mis saab olema meil roll neil päevil. Iga asi, iga uus edusamm, sellega kaasneb nii tume kui ka hele pool. Ja kuidagi me nagu pendel jõuame lõpuks keskele. Aga isegi tolerantsuse muuseum, jah, see on uus muuseum, uue tehnoloogiaga. Nad suutsid selle integreerida, aga seal on tehisintellekti vestlusrobot, Rambami vestlusrobot, kellelt saab küsimusi küsida. See on näide, ma kujutan ette, kuidas seda positiivselt kasutada, et noori kõnetada. Et isegi mu enda lapsi ei saa muuseumisse meelitada. Jah, see on ikkagi mäng. Mu lapsed ütlevad, et tehisintellektiga säästad palju aega ja siis raiskad selle jälle tehisintellektile. Nii et see on nii. Me peame olema väga ettevaatlikud, kui väidame täpselt, mida Rambam oleks öelnud. Aga me saame seda kasutada, nagu ma ütlesin, kui midagi, mis meid inspireerib. Kas inimene peaks alati protsessis sees olema? Sa multitead on muidugi olemas tehisintellektid, mis on ühendatud Google'i ja muu taolisega, nagu Gemini. Kuidas see saab aidata vastamisel küsimustele nagu, ma kasutan seda ise. Ma juhtisin saadet nimega Holy Land Uncovered, nii et mulle meeldib see teema, aga sa saad otsida teatud asju. Näiteks selgita, mis toimus Fatis Ari ajal ja tead, mis toimus Shimon Bar Yochai ajal.
kuidas saab see aidata ka neid, kes soovivad sügavamat teadmist ja sa ei saa nii lihtsalt kuupäevi või kuid ja selliseid asju. See on õige, aga info leidmiseks on see päris hea abivahend, kuid me peame olema väga ettevaatrikud. Me peame mõistma, et keegi lõi selle ja tal olid omad huvid ja seega pole info, mida me saame alati õige ja on palju saastet. Õige, seega pean olema väga ettevaatlikud. Nii et tehisintellekti kasutades, ma varem ütlesin, on A kabuka. Ütleb, kuule, ma võin iga kord vastates vigu teha, eks? See pole ainult vead, see on ka väga, tead küll, provokatiivne või neil on oma arusaamad. Ära unusta seda hetkekski. Hästi, aitäh teile väga huvitav vestlus, Rabi Juvaltsurlo. Suur tänu, aitäh. Ja see ongi kõik selle nädala Jewish World Weekly osas. Suur aitäh vaatamast. Loomulikult saate minna meie sotsiaalmeedia platvormidele, meie YouTube'i kanalile ja veebisaidile, et vaadata seda saadet, samuti varasemaid episoode ja üksikuid klippe. Mina olen Emily Francis, suur aitäh vaatamast ja shalom Tel Avivist.